Tere hommikust ja rõõm endiselt Euroopas olla. Lugupeetud majandusjulgeoleku konverentsi korraldajad, head kuulajad nii siin saalis kui ülekande vahendusel. Tõepoolest hindan kõrgelt seda võimalust siin täna teie ees seista, selle jaoks, et veidi põhjalikumalt Euroopa Komisjoni uue koosseisu kõige ambitsioonikamast ja ilmselt kõige soojemalt vastu võetud plaanist rääkida ja see väljakutse on siis meie jaoks Green Deal, maakeeli rohelepe. Euroopa Komisjon eesotsas president Ursula von der Leyeniga tuli siis ühe esimese initsiatiivina välja juba eelmise aasta detsembris ja meelest tuleb pidada, et töö algas meil 1. detsembril selle uue keskkonna- ja majandusstrateegiaga. Ja lõppeesmärk selle strateegial on siis, et aastal 2050 saab Euroopa Liit kliimaneutraalseks ja laiemalt veel, et Euroopa saab siis esimeseks maailma jaoks, kes on kliimaneutraalne. Ja see on küll meie jaoks keskkonnastrateegia, aga selline pööre annab võimaluse ka Euroopale konkurentsivõimet kasvatada ja seeläbi ka loomulikult majanduskasvuks. Rohelepe on miski, mis puudutab iga eurooplast ja mille õnnestumiseks me kõik peame oma panus andma, aga laiemalt peavad oma panus andma ka kõik valdkonnad, alates siis põllumajandusest, lõpetades digisektoriga. Ühesõnaga kõik valdkonnad ja Euroopa Komisjonis kaasatud on kõik volinikud, aga mõni volinik on enam kaasatud sellesse tegevusse kui mõni teine ja mina, kes ma vastutan energeetika eest, olen sündmuste keskel, sest et tänasel seisul 75% meie CO2 heitmetest tuleb kas energia tootmisest või siis kasutamisest. Energeetikasektori jaoks tähendavad sedavõrd ambitsioonikad plaanid loomulikult taastuva energia propageerimist, selle laialdasemat kasutuselevõttu. Ja meil on hea baas, et juba täna on taastuv energeetikas valdkondi, kus Euroopa on suunanäitaja ja innovatsioonikandja, eelkõige siis tuuleenergeetikas, offshore, tuule puhul Euroopa, ka väikesed riigid nagu Taani on maailmas suured tegijad. Ja samas me teame, et kliimaneutraalsus nõuab meilt senisest veelgi enam teadus-arendustegevust. Mul õnnestus paar nädalat tagasi käia nii-öelda riigivisiidil Taani kuningriigis. Ja see oli minu esimene liikmesriigi külastus. Valisime väga hoolikalt seda riiki, kes on teistele eeskujuks. Aga Taanil on veel üks sümboolne tähendus, et 30 aastat tagasi algatasid nad planeerimist ja ehitamist maailma esimese meretuulepargi rajamiseks. See läks käiku 91. aastal, ehk et 29 aastat tagasi. Ja ajalises mõttes täna me seame sihte aastaks 2050, mis on täpselt sama kaugel, kui kaugel oli siis maailma kõige esimese meretuulepargi rajamise ajalugu. Ja selliseid paralleele on mõistlik silmas pidada. Seal oli võimalik näha siis seda, et see esimene meretuulepark, tema tuulikud olid suuruse mõttes, tuulegeneraatorid olid 3 korda väiksemad kui tänased merre ehitatud uued tuulepargid, võimsuse poolest pea 18 korda väiksemad. Nii et tehnoloogia areneb kiirelt ja kui me mõtleme ka kõigi teiste valdkonda peale, et kuidas me omavahel suhtlesime 30 aastat tagasi, milliseid vahendeid me kodutehnikas kasutasime, siis ilmselt saame me nentida seda, et tehnoloogia areng annab meile päris kõvad relvad kätte, et oma eesmärki täita. Aga veelgi enam, see teeb meid targemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Inimkonna ajaloos on ikka olnud niimoodi, et ühed tööriistad jäetakse maha, sest midagi targemat tuleb asemele. On öeldud, et kiviaeg ei saanud otsa sellepärast, et kivi sai maailmas otsa, vaid inimkond leiutas midagi nutikamat. Ja nii ei kasutame me ühel hetkel ka enam fossiilseid kütuseid mitte sellepärast, et nad on kadunud otsas, vaid meil on puhtamad lahendused. Meil võib tekkida ju küsimus täna, et miks seda rohelepet Euroopa Liidul vaja on, miks seda üldse maailmal vaja on. Tulles läbi sellise kevadise vihmasaju veebruari keskel
rohelisel talvel siia konverentsile, siis oma silmaga näeme, et kliima on muutumas, jälgides maailmas suuri metsapõlenguid, vaadates, kuidas maailma meri ja selle taseme tõus ohustab väikseid saari, siis ilmselt nii meie siin saalis kui ka üldine avalik arvamus on seda meelt, et me peame tegema seda, mis meie võimuses. Ja Euroopa Liit on üks täna suuremaid fossiilsete kütuste tarnijaid, importijaid. Nii et ühest küljest rohelepe on kliimalepe, teisest küljest on ta seotud ka ta on meile loogiline, sest et me saame võtta kasutusele midagi, mida me toodame siin ise, vähendada oma sõltuvust impordist. Aga samas on selge, et ainult Euroopa tegevusest jääb väheks. Ma olen viimastel kuudel osalenud Euroopa Liidu esindajana mitmetel rahvusvahelistel foorumitel, alates COP25 Madridis või siis suurel ülemaailmsel taastuvenergia konverentsil, kongressil Abu Dhabis. Selle jaoks, et leida samameelseid valitsusi. Järgmisel nädalal kogu meie komisjon üheskoos läheb kohtuma Addis Abebas Aafrika Liiduga. Sest me peame jõudma oma sõnumitega kohal, näitama positiivset eeskuju, aga samas püüdma ka ära hoida seda, et samal ajal, kui meie sulgeme kivisöe, pruunsöe, maagaasi jaamu, siis need samad kivisöe elektrijaamad kerkivad kuskil mitte väga kaugel meie naabruses. Jah, ja teadupärast siis Euroopa osakaal maailma CO2 heitmetest on 9%. Nii et otsime ja ka leiame samameelseid valitsusi üle maailma. Proovime seda teha positiivset eeskuju näidates, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtt aitab majanduskasvule kaasa. Nendel piirkondadel, kellel on raskemad stardipositsioonid, püüame seda loomulikult omapoolse finantsabiga propageerida. Samas ainult hea sõnaga suuri murranguid ei saavuta, nii nagu siin ennemgi eelmises paneelis kostus, et me peame muretsema ka selle üle, et kuidas oma ettevõtete konkurentsivõimet tagada ja sellest on tulnud siis ka selles uues komisjonis lauale piiriülese mehhanismi kehtestamine. Ehk et meile imporditavad kaubad peavad saama samasuguse hinnangu, et palju nende tootmiseks või siis kas või elektrienergia tootmiseks on õhku paisatud CO2. Head kuulajad, mõne nädala pärast tuleb meil Euroopa Komisjonis välja esimene Euroopa kliimaseadus või siis selle kliimaseaduse ettepanek. Ja see on samm, mis annab tulevastele investoritele ja ettevõtjatele siis pikaaegseteks investeeringute kavandamiseks selgeid signaale ja selgeid suuniseid ka. Et paljud Euroopa ettevõtted juba tegutsevad keskkonnahoidlikuma tuleviku nimel, vähendavad oma CO2 jalajälge ja võtavad kasutusele puhtaid tehnoloogiaid ja see kliimaseadus siis on selge sõnum, et seadke oma tulevased investeeringud kooskõlla Euroopa Liidu poliitikatega. Igal tootel ei pruugi tulevikus enam turgu olla. Ja loomulikult rohelepe ei saa teoks ilma kindla rahastusplaanita. See suur muutus maksab palju ja nii nagu ei ole mõtet teha rohelist üleminekut ainult mõne piirkonna või siis mõne riigi või mõne huvigrupi huvides ja edendamiseks ei saa selle õnnestumist teha ka ilma vajalike vahenditeta. Ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on siis lubanud, et rohelist lepet toetatakse järgmise 10 aasta jooksul investeeringutega, mille maht ulatub €1 trillioni. Selle summa taga on siis konkreetne vahendite jaotuskava. See triljon on sisustatud erinevate siis rahastusallikatega, aga on päev selge, et üleminek kliimaneutraalsusele tänases Euroopa Liidus
hakkab mõjutama mõnda piirkonda lähiaastatel, märksa enam kui mõnda teist. Ja nendes piirkondades on meil vaja ka poliitilist toetust selleks, mida me püüame saavutada. Nendel piirkondadel on keskvalitsused, kelle valitsusjuhid on väga mures ka oma erinevate piirkondade hea käekäigu üle ja selleks siis on rohelise leppe investeerimiskavas mõeldud ka õiglase ülemineku mehhanismile, mille suuruseks on 100 miljardit eurot ja mehhanismi ülioluliseks osaks on õiglase ülemineku fond, mille tarvis siis vastavalt president Ursula von der Leyen ettepanekule peaks järgmises MFF-is, järgmises rahastuskavas olema siis uus raha, 7,5 miljardit, raha, mida eelmine komisjon oma ettepanekut pea 2 aastat tagasi tehes veel kuidagi ei arvestanud ja ma loodan, et kui täna valitsusjuhid Brüsselis just kohtuvad ja arutavad siis ja püüavad saavutada kokkuleppe Euroopa järgmise rahastusperioodi üle, siis kindlasti nad toetavad ka seda õiglase ülemineku fondi, sest see on fond, millest oma osa saavad kõik liikmesriigid, ka need, kes täna fossiilseid maavarasid ei kaevanda, aga loomulikult suurem toetus on neile, kellel endiselt on regioone, kus aktiivselt kaevandusega tegeletakse. Ma arvan, et päris märgiline on see, et kõigist regioonidest kõige suurem per capita toetus on Eestil, see on 95 eurot. Järgmine toetus on 65 eurot inimese kohta. Ja see ei ole siis ainult 125 miljonit eurot Eestile, vaid sest süsteem on üles ehitatud nii, et juurde tuleb panna teistest regionaalfondidest. Ja praeguse kava kohaselt Eestis peaks kokku olema neid teisi regionaalfonde ligi 2 miljardit. Teistest regionaalfondidest 125-le tuleb veel juurde panna 1,5 korda, mis tõuseb siis umbes 180-le ja veel oma finantseering, mis sellise raha kasutamisel on 45%. Nii et kokku saab just nimelt seda üleminekut toetamaks kasutada üle 500 miljoni euro. Ja loomulikult, kui me mõtleme regioonide peale, siis eeskätt siiski põlevkivi kaevandamisega seotud Ida-Virumaa. Ja olgu öeldud siis, et see 7 aasta rahastusperiood ei ole mõeldud selle jaoks, et selle 7 aasta lõpuks on põksid läbi ja põlevkivi enam ei kasutata, et see on siiski koostöös kohalike omavalitsuste ja vabariigi valitsusega stsenaariumi koostamiseks, kuidas me kliimaneutraalsuse poole liigume, selleks on võimalik erinevaid teid valida. Ja paralleeliks, et teades, mida teised riigid teevad, siis on kiiremaid liikujaid, nagu näiteks Kreeka uus valitsus, kes on öelnud, et pruunsöest nemad loobuvad aastaks 2025, on valitsusi, kes on oma sihid seadnud, aga kaugemas perspektiivis näiteks Saksamaa, kes on öelnud, et kivisöest loobuvad nad aastaks 2038. Nii et vähemalt on meil võimalik kasutada neid vahendeid, see pole kohustus, aga see on kindlasti üks väärt vahend, et luua Ida-Virumaal teisi töökohti teistes sektorites, mis vähem CO2 toodavad. Ja samas kogu aeg peame me meeles pidama, et vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele igal rahvusriigil, igal valitsusel on õigus otsustada ise oma energia miksi üle. Et keegi ei hakka ette ütlema, millest sina oma elektrit toodad, aga samas on ka kohustus tagada siis vaja olev energiavarustus ja loomulikult on kohustus silmas pidada ka seda, et mis iganes valik on see tarbijatele jõukohane. Ja siin sai eelmises paneelis ka viidatud sellele, et väga tähtis on ka haavatavamate tarbijate silmaspidamine ja toetamine seda pööret tehes, sest ilma avaliku arvamuseta nii suuri asju ja ilma avaliku arvamuse toetuseta nii suuri asju läbi viia ei saa. Nii et see on see taust sellele õiglase ülemineku fondile, et just need regioonid, kes võivad karta, et fossiilsetest kütustest loobumine tähendab nende jaoks töökohtade kadu, näeksid alternatiivi, näeksid, et on võimalik leida mõistlikke töövõimalusi, milleks inimesed on vajadusel valmis ka ümberõpet saama ja neile seda pakutakse. Ja et samas regioonis, kui on küsimus, et kus me siis elektrit saame, on lahendusi, kuidas rohkem kasutada
rohelist energiat. Miks siis sellest plaanist nii pikalt energiajulgeoleku konverentsil rääkida? Et see on väga lihtne, et ta ei ole ainult mure meie planeedi pärast, see on meie majandus- ja kasvustrateegia ka, mida efektiivsemad me oleme, mida puhtamad ja nutikamad majanduslahendused kasutusele tulevad, seda selgemalt oleme me tulevikus võitjate hulgas, nii 10 aasta pärast kui 30 aasta pärast. Ja tugeva majandusega Euroopa ilmselgelt on ka globaalselt iseseisvam ja meie suhteid partneritega ei mõjuta enam nii tugevalt energiakaubanduse aspekt, sest me asendame aja jooksul imporditava maagaasi, nafta, siin toodetava elektriga. Loomulikult ka aastal 2050 ei ole kõik sektorid elektrifitseeritavad ja seetõttu seesama teadus- ja arendustegevus tegeleb väga tõsiselt nii carbon capture ja storage'i kui ka vesiniku küsimustega. Nii et konkreetselt kliimaneutraalsuse üleminekul on selge geopoliitiline dimensioon. Energeetikasektor, mis põhineb eelkõige taastuvallikatel, muudab meid vähem sõltuvaks, muudab meid partneritega suheldes teisi argumente silmas pidavaks. Ja loomulikult on selge, et nii suuri muudatusi me üleöö ei tee. Me valmistume Euroopa Liidu tasemel ka selleks, et lähikümnenditel oleks meie energiajulgeolek paremini tagatud, kui ta näiteks 2009 oli. Kui te vaatate Euroopa Liidu kaarti, siis on näha, et üle Euroopa käivad suured investeeringud ja taristuehitused, eelkõige siis piiriülesed ühendused nii gaasi kui elektriühenduste näol ja meie siin Eestis oleme neid mõlemaid näinud ja suuri investeeringuid ka Euroopa Liidu eelarvest saanud. Lisaks sellele on meil päris tugev LNG terminalide võrgustik. Möödunud aastal LNG import Euroopasse kasvas märgatavalt, aga endiselt kasutame me olemasolevast võimsusest 53% ja samas on juba töös märkimisväärne kogus uusi lisavõimsusi. Nende käiku minnes on läbi Kreeka ja Bulgaariale tagatud teine gaasiühendus. Krõki saarel Horvaatias ehitatav LNG terminal tagab varustatuse ka Ungarile, Poola laiendab oma LNG terminale. Nii et see on see, mida me teeme lühiplaanis, on palju küsimusi, et kas me võiksime tänasel päeval veel gaasi infrastruktuuri ja taristusse üldse investeerida, sest et selge on see, et aastal 2050 peame me rääkima puhtast gaasist, mitte enam LNG-st või maagaasist, aga lühiajaliselt aitab ta siiski nii mõneski piirkonnas minna juba sellel kümnendil saastavamalt viisilt üle natuke vähem saastavale. Näiteks see Pruunsöö näide Kreekas, kui nad lõpetavad pruunsöö kasutamise ja lähevad üle gaasile, siis CO2 jalajälg väheneb 66% võrra. Ma tean, et korraldajad on plaaninud ka 2-3 küsimust, nii et ma pikemalt praegusel hetkel enam ettevalmistatud teksti teiega ei jaga ja loodan, et saal on aktiivne ja pole kõiki häid küsimusi eelnevalt paneelil ära küsinud. Aitäh!